tere! Tänases videos võtaks siis lahti gaasisüsteemid matkaautos. Nimelt kõige suurem gaasiröövel on meil teadagi gaasil toimiv küte, mis sellel autol on nüüd teistmoodi. Nimelt sellel autol oli tehases peal gaasil töötav truumakütteseade. Ütleme nii, et talvel võiks olla kütusekulu võib olla isegi üks balloon päevas, ööpäevas nii-öelda. Teatavasti see agagaas ballooni vahetamisel maksab meil 40 eurot ja seda gaasi, ütleme, Euroopas on jube raske saada. Kui me täpselt ei tea neid riike, kus seda saab ja kus seda ei saa, aga kindlasti võtame meie naaberriik Soome. Soomes meie gaasi ei saa. Ehk siis see tähendab seda, et kui nüüd minna külmadel ilmadel talvel minna Soome, siis peaks nagu seda gaasivaru jube palju kaasa võtma. Oleme siin kuulnudki, et keegi on isegi 11 ballooni võtnud, et kui keegi laevast seda näeks või tee peal kinni peab, siis siin võib isegi vangi minek olla. Meil selle auto puhul tegime lahenduse, paigaldasime sellele autole diiseltruuma kütteseadme ja veel elektrikütte lisadega. Ehk siis see auto nüüd enam kütteks gaasi ei tarbi. Tema tarbib puhtalt diislit ja kui olete vooluvõrku ühendatud, siis puldis saab valida, kas ta võtab 900 vatti või 1800 vatti. Ehk siis vastavalt sellele, millises pistikus on. Paljudes nii-öelda karavaanparkides on voolupiirangud, on see 1 kilovatt või 2 kilovatti, siis vastavalt sellele. Süsteem töötab niimoodi, et kui on elekter ja gaas, siis ta tarbib kõigepealt elektrit. Kui elektrist jääb puudu, siis ta võtab diislit. Kui ei ole üldse elektrit, siis ta töötab puhtalt diisli pealt. Diisli kulu, suht raske on nagu ütelda, palju see võiks olla, aga ütleme nii, et mõnisada grammi tunnis. Ehk siis, kui me võtame kas või rahalises mõttes, siis see on täiesti olematu. Ja võtame edasi näiteks mugavuse. Sul ei pea neid balloone kaasas tassima, ei pea neid vahetama ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks, kui me paigaldame selle truuma diiselseadme täna, siis sellel tuleb kaasa uus elektrooniline pult, kus on näha kõik andmed. Nüüd lähme sisse. Siit saab kõik reguleerida, vajutada ja seadmel käib ka kaasas nii-öelda mobiiliäpi ühendamisvõimalus. Standardis on ta Bluetoothiga, kuid siia saab mõnesaja euro eest juurde osta veel selle, mis töötab üle GSM-võrgu, ehk siis seda küttesüsteemi saab juhtida ükskõik kus. Näiteks kui tulete külma autosse, panete pool tundi varem kütte, siis autosse jõudes on auto soe. Mis on veel selle truuma õhkküttel suur eelis, ongi see, et ta reageerib hästi ruttu. Kui me räägime aldele, mis on vedelikküte, siis -10 temperatuuris olevat külma autot ta kütab üles teil pool päeva kindlasti. Kui me räägime õhkküttega, siis räägime kindlasti võib-olla 10, 20, 30 minutit, sõltub, mis keegi soojaks peab, aga soojaks läheb hästi ruttu. Et kui tekib küsimus, miks paigaldada diiselkütteseade, siis ongi see, kui me jätame alles 2 gaasiballooni, nagu sellel autol oli, siis gaasi tarbib siin autol edasi ainult külmkapp ja pliit. Külmkapp võiks ütelda äkki kuu aega 1 balloon. Kui keegi tahetakse veel sellest lahti saada, siis on võimalik paigaldada kompressorkülmik, siis võib üldse 2 suurt ballooni minema visata, jääb sinna vaba ruum, kuhu võiks paigaldada näiteks kas või pesumasina ja pliidile panna 1 väike balloon. Pluss ongi siis see, et kui autol on kütuspaagis, siis küte toimib. Esiteks teeb mugavaks, turvaliseks ja odavamaks. Kaasa tuleb siis nii-öelda uuem pult, MISA Bluetoothi juhtimine läbi mobiiltelefoni on juba standardis, ehk siis võid tagavoodist kõike reguleerida. Kui tahad kodust eemalt, siis tuleks siia GSM lisamoodul osta. Ja lisaks see, et kui autol ei olnud ennem truuma E-d ehk siis elektrikütte võimalust, siis saab selle juurde valida ja on ka elektriküte. Ja nagu ikka tekib küsimus, et mis selline lõbu maksab. See lõbu
maksab vähe erinevalt, sõltuvalt, kas meil on tegemist 4-kilovatise seadmega, 6-kilovatise seadmega, kas sinna on nüüd elektriküte lisatud või mitte ja siis kas on GSM moodul või mitte. Selle kohta, kui soovite teada, koos paigaldusega, paigaldus on ka igal autol natukene erinev, saatke läbi meie kodulehe flamecocamper.ee hinnapäringu vorm. Ja kui me räägime nüüd vanast seadmest, näiteks see auto on kevadel kasutusele võetud, ehk siis tal on põhimõtteliselt peaaegu tutvus gaasitruuma, mis on nüüd üle. Ja nagu ka teie autol, kui jääb üle, me oleme nõus selle võtma näiteks komisjoni müüki ja vana seade võiks olla täna sihuke 500 kuni 1500 eurot väärt. Ja selle peaks talve jooksul saama maha müüdud. Ja loomulikult on uuel seadmel tehase garantii, kuna meie oleme ka Truuma ametlik esindus, siis kõik garantiimured asjad saame otse meie majast lahendada.